olen nüüd saanud tagasi lavale. Tõesti suur aitäh kõikidele esinejatele. See päev on olnud väga põnev ja mul on suur rõõm, et me saame selle niimoodi podcasti avaliku salvestusega lõpetada. Mul on uskumatu paneel ja ma arvan, et kuna kell on ka juba selline, et siis lähme kiirabi kutsele. Tere tulemast kuulama Delta Kutse podcasti ja tänane podcasti salvestus on otse meie esimeselt Delta konverentsilt. Kui meditsiin paneb sinu südame kiiremini lööma, siis oled täpselt õiges kohas. Mina olen doktor Karl-Oliver Tomson ja täna lähme koos ühele tõeliselt põnevale kiirabi kutsele. Alustame sündmuskohalt, pakume patsiendile abi, liigume edasi EMO-sse ja et väljakutseid oleks kindlam lahendada, on meie brigaadis siis oma ala tipptegijad. Ja nagu juba tutvustuses oli öeldud, siis täna on meie kiirabibrigaadis professor Peep Talving, traumakirurg ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku juht, doktor Ott Sääsk, erakorralise meditsiini arst-resident, Tallinna kiirabiarst ja endine politsei kiirreageerija. Ja Lemmo Jonuks, kes on otse meie Tartu kiirabist, kes on muude ametite kõrvalt ka õde brigaadi juht. Nii et mul on suur rõõm teid kõiki sinna tervitada ja seekordne podcasti osa me mõtlesime, et kuidas me saame seda erilisemaks teha. Sest tegemist on ikkagi avaliku salvestusega, tegemist on ikkagi Delta konverentsiga. Nii et me oleme enne ka öelnud, et me võtame teid kiirabi kutsele kaasame teid ja seni on see olnud siis enamasti, et saate küsimusi küsida. Küsimusi küsida saate te ka täna. Aga lisaks sellele on meil siis podcasti jooksul on meil 3 kohta. Ja täpselt nagu loominguline loo narratiiv lahti rullub siis ka tänane podcasti osa teie osalusel. Ehk siis, kui te lähete slaidosse, siis õigel sellel momendil tuleb küsimus. Ja siis teie otsusest sõltub, mida me teeme. Ja sellest otsusest siis sõltub ka see, et kuhu me jõuame. Nii et anname siis vastutuse teile, et see on nii siis kohapeal kui ka veebis kuulajatele ja siis meie siis proovime kuidagi selle olukorraga siis hakkama saada. Et ärge väga karmid siis meie suhtes olge. Nii, aga ma arvan, et aja kokkuhoiu mõttes liigumegi siis kohe edasi kiirabi kutseni. Ja nagu meil tavaks on Delta kutses, siis iga kord me oleme erinevas kiirabi baasis ja seekord me oleme klubi Gutenbergi asemel siis Suure Jaani kiirabi baasis. Ja ühel hetkel oleme diivanitel, istume, aga siis ühel hetkel kostub kõlaritest kiirabi kutse. Kohe varsti tuleb. See on nagu tavaline kiirabi päev, ega siis me ka ootame kutset niimoodi. Suure Jaani 912, Delta 35, vägivald ja väärkohtlemine, pikk 15, Suure Jaani. Nii, vägivald ja väärkohtlemine, me paneme jopet selga, tormame kiirabiauto poole ja monitoril me näeme täiendavat informatsiooni. Mees 21, agressiivne, taustal on kuulda rüselus. Rohkem infot ei ole, ainult et võimalik lapsenutt taustal. Lemmo. Ma nüüd kohe küsin su käest, mis mõtted sul peas jooksevad, mis on esimene mõte, kui me saame siis Delta 35 vägivald väärkohtlemine, agressiivne, noor, tugev mees? No, lähme kohale, hakkame vaatama. Sest elu on ju näidanud, et asjad võivad muutuda hoopis teistsuguseks, aga ja info hetkel on ju tegelikult väga kaootiline, mitte mingisugust selget infot seal ei ole. Et me võime mõelda ühte, teist ja kolmandat ja jõuame kohale ja tegelikult pole üldse mitte midagi sellist. Või ootab meid üllatus. Või hoopis on midagi teistmoodi. Absoluutselt. Kas Ott, sina kui ka tugeva politsei taustaga, kui meil on selline info, meil on, et on juba agressiivne, taustal on kuulda rüselus, mis võib-olla või mis ohumärke sa üldse otsid häirekeskuse infost? Mis siin nagu, ütleme, paneb siis võib-olla teistmoodi, kohe mõtlema teistmoodi tegutsema? No
Siin on kõige olulisem võib-olla ka see, et sa üritad saada lisainfot kõigepealt häirekeskuse käest, küsid võib-olla, kas on olnud varasemaid mingisuguseid selliseid juhtumeid sellel aadressil. Et võib-olla üritab see häirekeskuse korrapidaja siis kokku viia seal aadressil selle vanusega võib-olla mõne isiku ja juba siis tema nii-öelda tausta vaikselt uurida, kui selline asi üldse võimalik on. Aga jah, täpselt võib-olla nagu Lemmo ütles, et ei ole üldse, võib täiesti ju teine olukord olla, et kui ma ei kujuta ette, mis seal on, et siuke eelinfo ja muidugi ilmselgelt, kui on juba vägivald ja selline, siis ju politsei kaasamine on kindlasti. Et meil praegu on nagu brigaadis endine kiirreageerija, aga uurida, et mis see politsei ressursid on, kaugel see on, kus nad on, et see oleks siis mõistlik. No seda saab ju vaadata ressurssidelt kohe, et kui kaugel sa oled ja kas sa jõuad esimesena ja kas hakkad üldse lähenema asjale või sõidaks veel aeglasemalt. Et ka see tuleks kõne alla. Et las politsei jõuab enne, läheme rahulikult. Jätkuvalt, ega meil pole mingisugust infot. Keegi kusagil midagi mürgeldab ja nii ta on. See on tavaline kiirabikutsa, põhimõtteliselt. Selline suhteliselt, ütleme, on olnud ka ju selliseid juhtumeid, et tuleb sõnum juhtimiskeskuselt, et aga mingi vaadake ja kui midagi on, siis andke teada, et ma arvan, sellega on kõik kiirabitöötajad kokku puutunud, Lõuna-Eestis me oleme seda korduvalt näinud, et minge vaadake, mis on ja andke teada, kui abi on vaja. Meil on brigaadis ka traumakirurg. Tavaliselt see ei tähenda head. Jaa, mina päris ärev, sest et ma ju iga päev ei sõida kiirabi, eks ole. Kuidas nagu kiirabi, võib-olla kauge inimene, et Lemmo ja Ott räägivad, et see on tavaline kutse, see on igapäevane, võib-olla pulss isegi ei tõuse. Kuidas Peep sul on hetkel praegu? Ei tõuse pulss, aga ma mõtlen seda, et mis kraami ma kaasa võtan ja ilmselge, et kui seal keegi hakkab veritsema, siis me oleme kehvas olukorras, sest et see on suht kaugel. Ma ei tea täpselt, kus kohas Suure-Jaani on, aga kuhugi meil sõit läheb ja igal juhul saab põnev olema. Ma olen alati, mulle on meeldinud sõita, ma olen Philadelphias sõitnud kiirabiga mööda Lääne-Philadelphiat ringi, mul on põnev täna. Mulle meeldib ka Peep Pilkuritega sõita, nii et me oleme nagu samas paadis. Võib-olla lihtsalt logistiliselt võib-olla, et kui ütleme nagu mõelda juba ette, et ka sa tõid välja, et kus Suure-Jaani üldse asub. Et kui võtta nagu erinevad kaugused, siis näiteks Viljandi haigla on 24 kilomeetrit. Põhja-Eesti regionaalhaigla on 140 kilomeetrit ja Tartu Ülikooli kliinikum on 94 kilomeetrit. Et see on siis, ütleme, meie nii-öelda sündmuskoha mitte rääkides, mis juhtuma hakkab, kuna keegi vist ju pealkirja ei lugenud. Aga et need on siis need, ütleme, vahemad, mis meil praegu on. Sellel hetkel, kui sa küsid, et mis mu peas on, eks ma hakkaksin mõtlema seda, et mis võimekused on, nii nagu sa ütled, kilometraažis. Ja mu esimene mõte on, eks ole, Viljandi haigla. Milleks on Viljandi haigla võimeline sellel hetkel, kui me peaksime vajama mingit kirurgiat? Kas seal on veri? Kas on olemas, eks ole, mis on verepanga võimekus? Kas kirurg on majas? Opituba on kindlalt, me kõik teame, et olemas. Ehk siis jääb optioniks, kui haige peaks ära surema, eks ole, lähema mingisuguse poole tunni jooksul. Ma täiesti ei välistaks seda. Küll aga sellel hetkel, kui me sõidame, me oleme sõidus praegu või? Me oleme sõidus, jah. Pilkuritega sõidame. Ja siis ma mõtlen kohe, Ellen McKenzie on üks epidemioloog, kes Ühendriikides, tema vaatas traumahaigla versus mitte traumahaigla transport raskelt vigastatud haigetele. Ja leidis seda, et indeks hospitaliseerimise ajal oli 20% parem elulemus, kui haige sõitis otse traumahaiglasse ja 1 aasta jooksul 25% elulemus oli parem. Ehk siis mu suund oleks traumahaigla poole seni, kui haige ei hakka ära surema kohe. Ja siis ma teeks kompromissi. Ja läheb ka vist vigastuse mehhanismis, kes on neurotrauma, kes on torakaaltrauma, et mis need pädevused on. Ja. Aga praegu hetkel meil on tõesti nagu Lemmo ja Ott ütles, meil on väga vähe informatsiooni, mis üldse, kus toimub. Ma lisaks alati ühe asja, mida juhul, kui me peaksime kõrgemate jõudude abi paluma, ehk siis reanimobiilid, mis on teadupärast Tallinnas Tartus. Järelikult meil on mõlemad tulevad umbes tunni aja see viitega meile. Et see tähendab seda, et me peame päris pikalt ise suutma hakkama saada. Lisaks nemad on ka aktiveeritud?
selle kutse põhjal. Tõenäoliselt mitte. Kas me tahame kutsuda, meil on see võimalus olemas, kas me kaasame kohe Reanimobiili praeguses hetkes? No antud juhul on ju meil lihtsalt teada, et on agressiivne 21-aastane meesterahvas, eks ole, et see võib täiesti vabalt olla ka lihtsalt lähisuhte vägivald ja võib-olla seal ei ole midagi, meedikutel üldse midagi teha, et laheneb ära. No vähemalt praegu Reanimobiili brigaad sai vähemalt hea komplimendi. Öeldes, et see on kõrgem jõud. Sest neid võib ju aeg-ajalt vaja minna. Mis meil oli pakkida kaasa vereproduktidest tee peale? Mitte midagi, Peep. Meil on vesi. Ma olen kuulnud, et Põhja-Eestis on meil täis veri kaasa võtta. Olen ma kuulnud. Peep, me oleme Suure Jaanis. Aga me sõitsime välja meie baas. Me oleme Suure Jaanis. Sorry. Ei saa kahjuks mitte midagi muud kui peale vee kasutada. Selge. See on see salajane 3. suur traumahaigla. Suure Jaani traumahaigla. Aga kahjuks meil ei ole, aga see on see küsimus tegelikult, mida Lemmo, et tõesti Põhja-Eestis on paremini kaetud, ehk siis Reanimobiil saab kohe võtta täisvere kaasa. Lõuna-Eestis me peaksime siis niimoodi Reanimobiili ette teavitama ja nad läheksid läbi kliinikumi ja saaksid veretooted kaasa võtta. Aga see on täpselt nagu me peaksime neid praegu ütlema, et tooge veri. Ja. Pluss see võtab jälle oma lisaaja. Ja hetkel minu teada ei ole ka väga palju veresoojendusliine ega midagi muid. Et kui meil on külm lahus, et siis seda seal ka väga läbi ei pressi tihti peale. Et kas või ka nendele nüanssidele mõelda. Suure Jaanis Statoili ei ole, kus saab kristalloidi lükata ultraheli või sinna ahju ja kiiresti soojaks teha või? Põues on lihtsam. Väga huvitav mõte. Meil on kiirebis on ka soojakapid. Soojakapid, aga jah, see võtab kahjuks aega natukene. Et Circle Gas me käime tavaliselt teistel põhjustel. Muidu microwave teeb ju hea töö ära kristalloidiga. Aga õnneks me sõidame väga aeglasti. Nii et meil on aega. Kaugel politsei on juba? Politsei või? No politsei on, praegu ta hetkel on niimoodi, nad said just kutse, nad on umbes 35 minutit hetkel. Et me sõidame niimoodi aeglasti läbi Suure Jaani. Et lähme esimesena kohale ikka. Vaatame. Kindla peale. Sellepärast, et äkki tekib kontakt, eks ole. Me saame, kui tekib ohver, me oleme seal, eks ole. Ja oleme kes ohver. Praegu on banaalne reede õhtupoolik, eks ole. Ja ega me ei tea, kes ohvriks kujun. Äkki on üks meist, kelle me esimese saadame. Loodame mitte. Ja kes meil, kuna meid on siin 4 meesbrigaadis, siis tegelikult meile lihtne ju. Saabki neivisi temaga toimetada. Kivipaberkäärid või kes esimese läheb? Igal juhul sõidame kohale. Sõidame kohale. Aga kui sõidame praegu aeglasti, eks ju, mõtleme, et mis üldse relvadest, mis ohud meil on või mille peale mõelda üldse, kui me tõesti läheme sündmuskohale, mis need asjad on, mida võiks tähele panna just relvade seisukohast? No, relvad on väga selles mõttes keeruline teema, et iga asi saab olla ju lõppkokkuvõttes relv, eks ole, et ka puukaigas saab olla relv, on ju. Et mõni teadjam jurist võib parandada muidugi, aga see on isegi seaduses kirjas, et sa saad võtta suvalise objekti ja sellega teist inimest ähvardades politsei saab seda käsitleda juba kui relva ja siis vastata sellele oma vastavate vahenditega. Mis tõttu see on suhteliselt halb mõte seda teha. Aga rääkides kutsele jõudmisest, siis on ka ju olnud selliseid olukordi, kus brigaad läheb väljakutsele, istub ilusasti maha, hakatakse vererõhku mõõtma seal ja nagu asjad käivad. Ja siis ühel hetkel siis keegi seal ruumis viibijatest, kas võib-olla patsient ise, siis tõmbab laua pealt ajalehe niimoodi eemale ja seal on siis Makarov niimoodi laua peal, eks ole, vaikselt niimoodi. Ja ta teeb seda hästi demonstratiivselt, kõik näevad seda. Ja siis on nagu see brigaad seal ümber ja kõigil on nagu kerge siuke lühis, et okei, nii, relv, mis me nüüd teeme? Aga kiirreageeri Ott, mis me teeme? Väga hea küsimus. Aitäh. Võtame järgmise. Selles mõttes, ega see on ju olukord, millele ma ei saa nüüd mingit algoritmi luua, et see oleneb väga paljudest asjadest ja ütleme turvataktikaliselt sellises seisukorras. Ma ei tea, kui mina lähen näiteks kiirabi kutsele,
siis ma ei torma sinna mitte kunagi niimoodi, et ma külgedele ei näe, eks ole. Ma vaatan alati kõik nurgatagused üle, et seal mingisugust pudeliga venda ei oleks. See on võib-olla minu professionaalne kretinism natukene siuke. Aga no ühesõnaga, jah, siuke eneseohutus on siin nagu väga suurel kohal ja ma tahan rõhutada kõikidele kiirabitöötajatele, kes sellistele väljakutsetele satuvad. Et isegi kui sa otsustad minna nüüd sealt uksest sisse, eks ole, siis 2 silma eest lahti, 2 külje peale ka ja 1 taha ka veel. Tartu plahvatus just oli, eks ole. Just, ja. Kõik me teame, mismoodi see minna võib. Ja ma lisaks tegelikult siin paar asja veel, et tegelikult kõik kiirabikutsed alustades autosse minemisest on juba potentsiaalselt ohtlikud. Rääkimata sellest, et me jõuame maja ette, me ei tea, mis seal toimub. Ja selle näite, mida Ott tõi, et võtab ajalehalt kas siis mingisuguse püstolilaadse asja, me kõik oleme kuulnud airsofti relvadest, tulirelvadest, õhkrelvadest ja nii edasi. Peale vaadates neid eristada, öelda, kas ta on laetud või mitte, eriti veel hämaras ruumis väheste teadmistega suhtes keeruline. Et pigem see, et ja kas või ka lendavad kohvitassid või kasekaikad või mis iganes. Ja on olnud ka näiteks selline juhtum, kus brigaadijuht hakkab kõhtu palpeerima, tõmbab pluusi üles ja vöö vahel on seal nuga, on ju. Siis on jälle siuke, okei, et kas ma nüüd lähen siia, ei, pigem ei lähe. Mida ma teen, kuidas ma selle inimesega nüüd suhtlen edasi, eks ole, kuidas ma külmutan seda olukorda. Et kõige olulisem ja minu ülitugev soovitus on, et nagu kindlasti ei tohi hakata mingisugust äkilisi liigutusi tegema, eks ole, et seal pange kiiresti see nuga ära või midagi sellist. Jääda ise mega rahulikuks ja kui sa tunned, et olukord ei ole sinu jaoks turvaline, siis vaikselt välja sealt. Minule, kes ei ole kiirreageerija ega politseinik. Et kui ma näen relva, ma näen nuga ja öelda, et ole maru rahulik, see on umbes nagu, et sa näed karu metsas ja ütled, et lihtsalt ole paigal, ära liiguta, kõik on korras. Lihtsalt ole paigal. Et kas põgenemise aspektist, kas seal on nagu ka, ütleme, mingid soovitusi näppu näited, et kas see, ütleme, et see kohe ära jooksed sealt sündmuskohast? Kas see on nagu halb asi? Tegelikult selle peale võiks juba mõelda kohale sõites ja kohale jõudes, et kuidas ma pargin auto. Ja kuidas autojuht pargib, et kas või see, et kas me saame vajadusel kiiresti lahkuda, kas me pargime selle auto kinni ja võib-olla keegi politsei tuleb, pääste tuleb, kes iganes, et pargivad nemad meil omakorda veel kinni, et esimesed asjad juba need. Ja Ott juba mainis, et läheb minnes tuppa tegelikult kõik selline 360 kraadi vaatamist. Igale nurga taha, teised brigaadi liikmed samamoodi, kas meil on turvaline ja kindel see samune seal. Üks väga oluline asi on alati trepikoja uks lahti jätta, eks ole, et paned selle kummimadratsi sinna vahele, see on oluline mitmest aspektist, kui sa kellegi alla varustuse järgi saadad või midagi sellist, keegi tahab tulla, ei jõua sellele kodutelefonile vastata. Ja kui sa tahad joosta. Siis on ka hea, kui sul see uks juba lahti on, mitte see hakka seal nikerdama selle ukse taga. Või tuleb keegi appi. Okei, head soovitused. Ja üks asi, mis on ka, mis nüüd kiirabis on muutunud, on nüüd siis, et kõigil brigaadi liikmetel on raadiosaatja. Et kas selles osas on ka mingeid soovitusi, nõuandeid? Tehke selgeks. Näppige. Kõige lihtsam, et tehke nupud, funktsioonid, raadiosaatja loogika selgeks. On palju lihtsam, sest me varsti jõuame ka loodetavasti natuke raadiosaatjatest ja sidepidamisest rohkem rääkida, kas või ka koostöökanalile minemised politseiga, päästega, et kas me oleme ühises infoväljaski. Ja kiirabil hetkel ei ole kõikidel minu teada neid kõrvaklappe, politseil on, et kas või ka see, et kas kogu see info, mis tuleb sealt eetrist kõvasti, on kõigile vajalik kuulda. Jah, just täpselt. Ja siin juhtimiskeskusele ka kindlasti ju teada anda olukorrast ja seda saab teha punase nupu abil, eks ole, mis raadiosaatjate küljes on. Et see ei ole mitte on-off nupp, vaid see on see, mida meil on vaja kasutada aeg-ajalt, kui me hädas oleme. Ja kuidas see täpselt toimib, igaks üks veel üle rääkida? Hoiad all 3-5 sekundit ja peale seda peaks minema tehniliselt kogu see heli ja kogu see taust eetrisse, et surub ülejäänud kõik maha, et kõik kuulevad, mis toimub. Eriti just selliste äkiliste rünnakute, rüseluste käigus, et kõik kuuleksid, mis seal on. Ja juhul, kui seal peaks olema, siis ma ei tea, ka kaklus, ma ei tea, tulistamine, et teised saavad juba aru ja suudavad ka selle pealt enda mingi ohuplaani välja mõelda. Et nad ei sõida sinna
piirkonda kohe sisse. Ja see on igaks juhuks täpsustus, et seda kuulevad kõik, eks ju, ka brigaadid ümberringi, et nad on nagu teadlik, nad saavad olla juba valmis, et siin kõik, kes on võib sellel juhtuda sagedusel, kõik kuulevad seda. Midagi halba. Aga nüüd, kui me niimoodi sõidame, me ikkagi veel sõidame, et mis siis, kui Eesti on väga väike, mis siis, kui sündmuskohal elab keegi su tuttav, lähedane, on niimoodi, et sa reageerid siis peretuttav, tead, et on agressiivne, kuidas sa Ott sellises olukorras käituksid? No, väga hea küsimus jälle. No ega ju sa ei tea kohe, okei, kui sa seda elukohta või aadressi tead, siis ja see ei ole sinu sõbra või tuttava aadress, siis on nagu lihtne. Mina ilmselgelt ei kaasaks ühtegi oma tuttavat sellesse protsessi, sest tõenäoliselt täiesti arusaadavatel põhjustel seda ei ole vajalik teha. Aga noh, kui see peaks juhtuma nüüd sellisel aadressil, kus ma tean kindlalt, et ma tunnen seda inimest isiklikult, siis noh, ma arvan, et see sõltub väga nagu kutse sisust, et kui see ongi selline, tundub, et seal tuleb, seal läheb sotsiaalselt keeruliseks, seal peab hakkama mingisuguseid konflikte lahendama, eks ole, siis võib-olla mõelda teise brigaadi kaasamist, et tuleb keegi tundmatu nägu. Tegelikult oma pereliikmetele või siis oma lähisõpradele, kes ongi, kas me teame, kas nad on ka mingi psüühilise haigusega, on nad lihtsalt tigedad, kurjad, agressiivsed, narko, alkohol, embes, mis iganes. Noh, eks me kõik teame kellegi tausta. Ja ega Eestis ei ole ju ka väga tavapärane, kus on nii mõnigi saanud vanemaks kiirabiautos või siis läinud ka oma venna surma tuvastama. Et tegelikult see Oti mõte, et kui ma tean, kelle juurde ma lähen, et kas siis kaasata kedagi teist, paluda kedagi teist või ma ei lähe ise ka tuppa. Sest mina olen jätnud ka ühe brigaadi liikme konkreetselt autosse kunagi tänu sellele, et olukord nõudis seda. Et see on samamoodi nagu haiglas Peep, kui et kirurgi opereeri lähedast ja delegeerib siis selle nagu rolli kellelegi teisele. Üldiselt jaa. Miks? Tekib küsimus, eks ole. Ma arvan, et sa tahad liiga hästi teha. Siis hakkavad asjad viltu minema. Veel üks õmblus ja siis ongi asi läheb lihtsalt pikaks ja vussi, nii et parem on jääda pragmaatiliseks, kellel ei ole seost. Nii, aga nüüd me olemegi kohale jõudnud. Me jõuame sündmuskohale ning näeme, et 3. korrusel on aken avatud ning 20. naine karjub appi. Uurides kaugel politsei on, siis näeme, et neil läheb veel vähemalt 15 minutit. Ja nüüd ongi siis see küsimuse koht. Ma teen selle küsimuse siit kohe aktiivseks. Ehk siis nüüd on küsimus teile. Mida me teeme? Kõike võttes arvesse, kas me lähme korterisse enne politsei kohale jõudmist? Variant 1. Jah. Meil on ju 20. naine, kes karjub appi. Naine vajab meie kohest abi. Kutsekirjeldus oli, et lapse nuttu on taustal kuulda. Ja teine variant on ei, me ootame politsei ära ja hoiame sündmuskohaga kerget distantsi. Nii, 44 vastust on juba tulnud. Anname natukene aega. Ma küsin, kas me seda lapse nuttu ikka kuuleme või? Praegu ei kuule, naine karjub nii kõvasti. Okay. Ja me ei tea ka, kes on ruumis, jah? Me ainult kuuleme naist. Kas naine meiega rääkida tahab? Tulge kohe appi. Okay. Tulge, palun. Aidake. Lemmo, mis... Ma küsin, kes seal veel on? Sa ei näe? Ei, naise käest. Kas naine vastab? No, naine ütleb, et siin abikaasa on, et ta on väga... No, ja mis meie kuulajad arvavad? Järgmine küsimus oleks, eks ole, et mitte panna naist riski alla, eks ole, ta võib olla, et tema ei saa midagi öelda, sest et selle peale tuleb reaktsioon toast öelda, et kui suur pere on kodus. Neutraalselt üritada saada seda kildu infot, et kui suur pere teil kodus on praegu. Ja kui ta ütleb, meid on 3, eks ole, siis mul on juba info teada, et arvatavasti on laps, mees ja naine. Teine asi on see, et kui me otsustame, et minna, mida me kaasa võtame. Kas meil mingid enesekaitsevahendid on? Kiirabiautos? Jah. Mis meil suur taskulamp ja... Suur taskulamp, hapnikuballoon, gaas. Ega me rohkem väga... Kuidas, Peep, kuidas sa tunned praegu? Kas sa läheksid?
ma üritaksin saada siiski rohkem infot, ma hakkaksin õngitsema infot. See naine on ka juba, ta on natukene psühhoosis, ta vist on natukene alkoholi tarbinud, ei ole väga adekvaatne. Üksikmaja või on see kortermaja? Kortermaja. Kortermaja, siis on naabrid, kes annavad infot ka, kindlasti jagaksime ennast, keegi läheks koputaks kindlasti kuskil, et mis seal toimub, kas seal on mingisugune asi varem toimunud, see info on võimalik võib-olla saada. Ma ei tormaks sisse, aga ma üritaksin saada rohkem infot. Ma küsin vahepeal, mis kellaajal see oli? See on praegusel ajal. Praegusel ajal? Kell 4 päeval. Okei, inimesed ei ole veel töölt koju ka jõudnud, jah? Et maja on tühi ja üleval kaklevad? Suhteliselt tühi, jah. Okei. Varajane kaklus. Ott, kuidas sa tunned? No jah, info küsimine on hea mõte, küll aga inimene, kes on seal ilmselgelt tugevas paanikas, siis temaga mingit normaalset diskussiooni pidada on ülimalt keeruline, eriti kui seesama aspekt, et võib-olla keegi sihib teda selja tagant millegagi või ähvardab teda, siis ta lihtsalt, ma saan aru, on praegu akna peale karjub appi, eks ole, aga põhjuseid, miks ta appi karjub, neid nagu ei tea. Et üks võimalus on sellisel puhul öelda talle, et aga ole hea, tule välja ise, vaata, tule sina meie juurde, et meie ei peaks ennast riskima seal majas sees mingis kinnises tundmatus ruumis, eks ole, oleme seal mingisuguseid valemeid lahendama, vaid kutsume ta välja. Vaatame, mis ta selle peale vastab. See on hea mõte. Aga ta ütleb, et ta ei saa tulla. Ta ei saa abigaasa hoiatada. Me saame temaga kontakti? Pluss-miinus. Pluss-miinus, okei. Kas me sellest lapsest teame midagi? Ei tea. Seepärast, et küsimus on alati sellega, kas me räägime ühest kannatanust, võimalikus 2, 3 või on veel kedagi? Võib-olla on üldse, kui üldse mingit infot küsida, siis et mis on juhtunud, eks ole, kõigepealt. Mis teiega juhtunud on? Kõige esimene küsimus, mida sa küsid nagunii, kui sa kiirabibrigaadiga lähed kuskile, mis teiega juhtunud on? Et sa üritad seda ka nagu temalt aru saada. Kui ta lihtsalt röögib seal akna peal, siis me muidugi ei saa teada, aga kui sa saad enne selle info, et meil on korteris 8 inimest, eks ole, 3 nendest on purjus, 2 on laua all, aga sa ei tea, mis on juhtunud, miks üldse kiirabi kutsuti, kes kutsus, kõik süksed asjad. Et see on võib-olla kõige olulisem. Nii, aga paneme siis küsimused lukku. Mis te arvate, mis publik vastas? Et ootame politseid. Jah. 81% ütles, et ootame politseid ja 19% on siis uljamad. Et valmis minema kaklus. Ja oleks valmis siis, siin muidugi me ei muidugi täpsustanud, et kas siin on meil ka kiirreageerija brigaadis, et see natukene võib-olla ka muudab seda dünaamikat, aga... Okay. Tead, see on väga libe tee. Jah, see annab natuke rohkem enesekindlust, aga ma ei läheks seda teed pidi. Sest kui see vorm on ikkagi seljas punane, siis mul on punase vormi õigused, mitte mul ei ole rohelise vormi õiguseid. Ja sul ei ole neid vahendeid, relvi, mis sul oleks tavaline. Vahendid, relvad üks asi, aga üks asi on õiguses ja pärast lihtsalt ei ole vaja olukorda eskaleerida. Et isegi kui ma tunnen ennast niivõrd enesekindlalt, et ma võin sinna sisse minna ja kõik seal ära pakkida, siis see nagu, võib-olla seda ei ole vaja teha. Ja vahepeal tuli publikust huvitav küsimus ka, et kui kiirabi juhuslikult jõuab enne politsei kohale jõudmist, mis meil juhtus ja on vahetu oht brigaadile, kas mõistlik on arvestada oma ohutusega ja mitte täita brigaadijuhi käsku? Näiteks meil on brigaadijuht, kes on väga entusiastlik. Muidugi lähme päästame selle naise kohe ära, aga sa oled teine liige, mis sa teed? Tegelikult tuleks nagu tervele mõistusele kutsuda ja öelda, et me ei saa sinna minna. Ja see, mida enne ka oli, et juhul kui nüüd on tõesti see ohutuse teema, et jätkuvalt läheme auto parkimise juurde, kas me suudame vajadusel ka kiiresti põgeneda sealt? Kas meil on olemas variant B või C ja nii edasi? Siin juba natukene võib tegelikult puudutada seda lahingkannatanu käsitlust, et kui sul on avatud väli, eks ole, sul on mingi kannatanu kuskil näiteks pihta saanud, eks ole, siis kas sa jooksed meedikuna tema juurde, kui ta karjub? Väga ei taha väga joosta, sa ütled, et Rooma ikka siia, põhimõtteliselt. Ja teine asi on see, et kui ei ole päästjat või kiirabi või politseid, keda iganes, siis ei ole tegelikult keegi, kes suudaks ka seda kannatanut aidata või neid ülejäänusid, kes veel ei ole kannatada saanud. Et me peame natukene ikkagi enda peale ka mõtlema, sest õnneks me elame väga rahulikus kohas, me ei pea olema kandnud kuuliveste, kiivreid, ma ei tea, mis iganes asju veel, mis teevad meie töö tegemise reaalselt kordades keerulisemaks, kohmakamaks, et
et me oleme tegelikult väga haavatavad kiirabietapis. Absoluutselt, muidugi. Et on see, ma ei tea, lendav tass ülevalt alla visata, ma ei tea, lillepott kas või ma ei tea, erinevad vahendid, millega lastakse, ka tegelikult see, et väikene müüt või vale arusaam, et näiteks õhkrelv ei ole ohtlik, on küll ja kuidas veel, kui me räägime veel ka sportõhkrelvadest, selle peale spetsiifiliseks jätame need välja. Aga et tegelikult me võime saada väga kergesti ise viga. Aga teeme siis niimoodi, et me jääme politseid ootame, oleme seal. Aga samal ajal, kui me siis ootame seal, siis mõne aja pärast me kuuleme korterist laske. Mitu lasku? 3. Mis me nüüd teeme? Kas me jääme sinna samasse? Kas me varjume? Kas me lähme kaugemale? Politsei on ikka umbes 10 minuti kaugusel. Kas me kutsume appi kedagi? Hetkel siin oleks küll mõistlik autole hääled sisse panna, varjuda, seepärast, et kes natukenegi on kas või ka filme näinud, teavad, et need lendavad metallitükid võivad kanduda päris kaugele. Teine asi on see, et oleks vaja nüüd luua küll side nii häirekeskusega, vajadusel ka politseiga, et mis seal toimub, et infovahetus ja nüüd millest ka enne oli jutt, et kas meie raadioside on niiviisi kõigile kuuldav või me hakkame seda kuidagi ka summutama. Et päris niiviisi, et see ründaja võib kuulda väga hästi meie plaane, kui meil kõik raadiod üürgavad ja ta kuulab väga selgelt, et mis me plaanime. Absoluutselt, jah. Et sellisel juhul muidugi ilmselgelt tuleb eemalduda ja kohe kiiresti teada anda, et kostusid lasud ja siis juba toimub politseisüsteemis väga, väga kiire prioriteetide muudatus ja hakatakse suunama sinna oluliselt suurema mahuliselt ressurssi. Ja see toimub automaatselt, me ei pea ütlema häirekale, et palun, me nüüd väga tahaksime ka komandot kohe siia kohale. Kui ikkagi erutunud häälega kiirabi töötaja annab teada, et kuulge, me kuulsime siin 3 lasku praegu, eks ole, siis keegi ei hakka küsima, et kindel, et nüüd oli 3, mitte 2, siis ikkagi suht suure tõenäosusega tõmmatakse see lipp käima. Et ka komando tuleb ainult 3 lasu peale. Jah, just. Nii et kutsume siis Peebu tagasi, naabritega rääkida ei saa, lähme autosse ja siis varjume ja ootame siis politseid. Jah, nõus. ei ole teisi variante, sest et mitte keegi ei suudaks, ma mõtlesin ennem ka, et kas oleks teinud katse minna sisse, ma kunagi ei saaks ju sellega elada, kui see inimene relvaga laseb naise ja lapse maha, sellepärast, et mina üritasin sisse minna oma sooviga aidata, aga nüüd ma ju tekitasin hoopis rohkem vigastusi, ehk siis eemaldu ja vaata, kuidas politseijõud jõuavad kohale ja me ei saa midagi rohkem teha. See on väga hea tähelepanek ka, et me võime provotseerida seda olukorda, et teha hullemaks, et muidu võib-olla oleks juhtunud midagi, aga siis tänu meile siis. Kas Ott korraks rääkides sellest politsei taktikast ka, et sa mainisid ka, et nüüd 3 lasuga on siis, ütleme, see nii-öelda siis politsei või kuidas see välja näeb, et siis kiirreageerijad saavad delta kutse? Või kuidas Põhimõtteliselt küll, jah. Et siin me natukene puudutame selliseid sensitiivseid teemasid, aga laias laastus küll jah, et see muudab väga ärevaks ja siin tegelikult ei ole isegi vahet, kas lask kostunud või mitte, kui juba sõna relv käib kuskilt läbi, siis tegelikult juba see kutse läheb punaseks. Ja siis hakkab tegelikult politseisüsteemis hakkab kohe politsei välijuht planeerimisega tegelema. Hakatakse esmaseid, samal ajal kui saadetakse ressursse, hakkab toimuma kohe objekti kaardistamine, eks ole, seal üritatakse seal uurida, kellega võib tegu olla ja nii ja naa, et võimalikult palju saada mingi taustainfot enne, kui juba kohale jõutakse, et see on niisugune pikk. Aga kuidas see välja näeb, sellepärast, et Ott, ma hoiatan ette, et minu nagu ettekujutus politseitööst on suuresti põhineb Hollywoodi filmidel ja kui on mingisugune niisugune pantvangi situatsioon, siis ma kujutan ette, et seal on, tuleb mingi ilusa triiksärgiga siis läbirääkija ja siis nad hakkavad arutama ja diskuteerima ja proovivad kontakti saada ja loovad mingisuguse perimeetri, eks ju, et kus võib-olla eemaldavad kõik teised. Et kuidas see nagu reaalselt, et nii palju, kui sa rääkida saad? Et kuidas see reaalses elus välja näeb tegelikult? No, see ettekujutus on sul üsna reaalne, et
enam-vähem midagi sellist ta välja näebki, aga kui meil on ikkagi otsene oht kellegi elule, eks ole, et on mingid lasud, siis ei tule sinna keegi midagi läbi rääkima. Siis peab väga kiiresti nagu asju lahendama hakkama, et läbirääkimine on võib-olla jah, selline, nagu sa mainisid, pantvangi situatsioonis, eks ole, või midagi sellist. Aga sellises olukorras ei ole midagi läbi rääkida enam. Et kui me teame, et naine on appi karjunud, lasud on toimunud, siis on niimoodi, et siis on sellel pätil väga halvad lood, sellepärast, et meie politseinikud on niivõrd hästi treenitud, et seal väga, väga kiirelt muututakse väga resoluutseks, väga konkreetsed sammud, väga, väga kindel käsuvahel on ja tal läheb üsna kiiresti see seis nagu keeruliseks. Et ei tahaks tema nahas olla siis? Ei tahaks. Ma lisaks vahepeal selle, et kui me siin põgenesime, Ott rääkis siin, et kaasatakse politsei välijuht. Tegelikult see oleks nüüd nagu see koht, kus kiirabi peaks kaasama kindlasti kedagi veel juurde. On see reanimobiil, lähijoonel olevad brigaadid, sest hetkel me enam ei tea. Meil on mingi 3 isiku kontaktinfo, et mingi võimalik laps, keegi naine, keda on nähtud, mingi võimalik mees ja meil on 3 lasku, me ei tea, mis seal tegelikult toimub. Et meil jääb lihtsalt kätes ka väheks, et kui head või kui võimsad me oleme ka varustuse oskuste poole peal, siis tegelikult meil on lisajõudusid vaja. Ja lähme jälle selle õnnetu suure Jaani juurde, kuhu distants on päris pikk, et see abi tuleb ikkagi päris suure viivitusega. Ja me tahaksime Tartu kiirabi välijuhti, me tahaks Tartu kiirabi reanimobiilibrigaadi. Praegu oleks see koht, kus kindlasti appi kutsuda. Me peame kedagi saama. Et tegelikult kõige mõistlikum on see, et saata kas või ka lähim. Et võib-olla ka selles ärevas hetkes, kellel on rünnakutega kokkupuuteid, ega me kõik jookseme kokku kas või see, et keegi teine neutraalse mõttega aitab meid juba palju paremini välja. Et ka siit tuleb juba see suhtlusosa, et mis me ise hakkame tegema, kas või ka see, et meil võimalik, nagu Peep siin enne rääkis, et kas minna Viljandi haiglasse, kui meil võimalik tulistamine, või me valime siis juba Tartu või Tallinna, tegelikult juba see hakkab juba meie edasist tegevust suunama. Sest meil on hetkel aega, politseid ei ole, mis me ikka teeme, nurga taga passime, hakkame plaani pidama. Sellisel hetkel, kui politsei ka aktiveeritakse, tuleb ikkagi nagu hakata mõtlema selle peale, et juhtimine muutub, juhtimisskeem muutub, eks ole. Ja siin on ülima oluline kõikidel nii-öelda sündmusel osalejatel aru saada, et kes juhib mida, kes kellele allub, et see käsuvahel oleks selge, et keegi ei hakkaks oma päi mingisuguseid otsuseid tegema seal. Et see on nagu väga oluline. Kas antud juhul siis see läheb politsei juhtimise alla täiesti? Praegu sellise kirjelduse põhjal on see politsei sündmuse. Ja siis ma eeldan, et Tartu kiirabi välijuht ja politsei välijuht suhtlevad oma vahel. Nad peaksid oma kommunikeerivad, kus kiirabibrigaadid asetuvad, kuhu nad saabuvad, mis on kiirabide kogumispunkt ja kogu see pool. Selle kogunemispunkti peaks esimene brigaad seal hakkama mõtlema, paika panema juba tegelikult, kes sealt nüüd siis, ehk siis kui meie seal oleme ja me sealt jooksu panime, siis me peame juba hakkama mõtlema, et tõmbame sinna 2 maja eemale kuhugi ristmiku taha peitu ja siia on turvaline teistel kiirabibrigaadidel ka tulla. Ja kõik need sisenemisteed ja andma seda, ja see info peaks siis minema häirekeskusele. Ja, selles mõttes, et häirekeskuse välijuht on ju sama liini peal, eks ole, et kui sa seda tangenti alla vajutad, siis välijuht kuuleb ka seda ja võib-olla ta siis saab oma poolt mingisuguseid suuniseid ka nagu jagada, et ja sellel hetkel oleks mõistlik lahti teha kas või Google Maps või mingi muu asi, millelt me saame ülevalt alla vaadata, kus me oleme. Kas või ka see, et millise maja taha, kivimüüri, ma ei tea, põõsa kraavi taha, et me suudaksime liikuda, pluss on see sama, mis enne läbi käis juba jällegi, et nii-öelda see põgenemistee. Sest me ei tea ju, millega lastakse. Et kui me võtame ikkagi pika toruga asjad, siis need läbistavad palju ja lasevad kaugele. Selles mõttes siin on ka selline asi, et ärge selle koha valikuga koonerdage. Et ei ole välistatud, et tüüp tuleb maja uksest välja, püstol käes on ja siis kõnnib seal 100 meetrit ja jookseb meie poole. Peep. Ja, et me elame ju droonimaailmas, et meil ammu peaks droon juba surisema seal õhus, eks ole, vaatama tuppa
kes on, kus on. Peep, mulle meeldib su entusiasm. Sul on väga suur ootus meie kiirabidele. Kahjuks Lauri Kõrgve vist just lahkus siit. Ei tahtnud vastutust võtta. Aga püüame ta kinni. Me edastame selle soovi, et tegelikult me saaksime ka endale korralikult droonid koos teatud seadelistega kaasa, et siis me saame ise ära likvideerida kõik. Aga ütleme, et sellel K-komandol kindlasti on mingi droonivõimekus, sest et vaadata Ukraina sõda, eks ole, see on ainult droonide parv, mis on üleval. Ma käisin just Varssavis tegemas asset koolitust Ukraina. See oli siis Forward Surgical Team, mis on sisuliselt on nad rinde lähedal. Ütles, et see droonide parv, mis on õhus, see on lihtsalt kohutav. Kogu aeg igal pool. Need droonid nad tunnevad temperatuuri, eks ole. Näiteks nad ütlesid ka seda, et meie Starlink need kettad, need on soojad. Ja nad panevad sinna pomme ka kohe peale. Ehk siis droonivõimekus tuleb ja ma arvan, et me kindlasti oleks varsti droon mõne aasta pärast, mis suriseb seal juba toas ringi ja on kõik dokumenteeritud, kes seal on. Ja tegelikult võiks olla ju kliinikumi verepangal võiks olla droon. Täis veri juba lendab meie suunas. Just. See oleks ideaalne. Teise drooni peal kirurg. Nii ongi. Anestesioloog. Täis veri, bumm. Jaa. Et see oleks väga, väga vinge. Aga meil praegu ei ole, kahjuks. Ja... Me saame ikkagi vaadata. Kuidas? Ülevalt me saame ikkagi vaadata. Google Maps, neid erinevaid kaardirakendusi on küll ja küll. Et kasvõi ka see, et kui me jätame naljad välja korraks, siis tegelikult leida endale turvaline, kindel koht ja mis on üks asi veel, kasvõi ka auto tuleb pimedas korraks maha, et ei oleks nagu väga nähtav auto käima. Et ei tekiks ka seda, et nüüd pani auto üht võtmed tasku ja kaotas jope ära ja siis me oleme ikkagi seal. Aga kui me võtame Mimsi juhendi, siis esmane brigaad peaks olema vilkuritega. Praegu on situatsioon teine. Praegu ei taha vilkurid. Potentsiaalne sihtmärk. Absoluutselt. Pigem siis nagu... Pigem varjuks, hoiaks madalat profiili ja vajadusel kas või ka lahkuks. See ei ole ka võib-olla koht, kus Mimsi rakendada, et veel. Ma ei tea, mis siin... Aga see võib muutuda nii teist. Jah. Sa nagu teaksid, mis juhtuma hakkab. Aga liigume edasi. Situatsioon jätkub. Politsei peab kohale ning nad otsustavad korterisse minna, nagu me siis rääkisime. Ja kogu selle käigus tekib tulevahetus, mille käigus saab tulistaja, ehk siis see agressiivne mees, kellele kutse tuli, ja ta elukaaslane pihta. Kuidas sellises olukorras käituda just kui kaua me ootame, et kui meil kiirreageerijad on hoonesse sisenenud, millal me saame oma, selle varjumise ära lõpetada, et millal me võime liikuda, sest meedikuna me tahaks ju aidata, et kuidas me teame, et nagu nüüd on all clear, nüüd me võime minna? See on hästi keeruline küsimus ja see väga sõltub sellest objektist. Ma saan aru, antud hetkel me oleme kuskil kortermajas, eks ole. Ma ei tahaks siin praegu taktikalistesse nüanssidesse laskuda, aga seal on mingid protseduurid, mis tuleb ära teha enne kui me saame sinna kedagi mitte politseine ametniku ligi lasta. Ja selle jaoks on ju tegelikult see, et meil on ka oma võimekus anda mingisugust esmaabi. Mida saab samal ajal paralleelselt teha. Ja see on võib-olla eraldi teema, ma ei tea, kui palju me sellest praegu räägime. Ma tahtsin just seda küsida, sellepärast, et ma olen olnud koolitustel koos, kus meil ongi olnud kiirabibrigaad, pääste ja kiirreageerijad. Ja ma olen näinud seda pädevust, neid oskusi, et võib-olla natuke kindlasti rääkida sellest, et mis need võimekused on ja kuidas me tegelikult peaksime usaldama seda infot, mis sealt poolt tuleb. Ütleme niimoodi, et viimase julgen väita kuskil 7 aastaga oleme seda taset ikkagi märkimisväärselt üle Eesti tõstnud. Mitte ainult kiirreageerijate seas, vaid kõikide politseinikide seas. Ja töötatakse tegelikult sellise NATO standardite järgi. Meil on olemas Tactical Combat Casualty Care,
ja seal on siis nii-öelda tegelikult igaüks on nagu selleks välja koolitatud. Ja kes on kuulnud, me ei kasuta seda sama algoritmi, see CA, BCD, vaid meil on March algoritm, eks ole. Ja põhimõtteliselt sisuliselt on ta sama, lihtsalt natuke lihtsustatum variant. Ja seda oskavad põhimõtteliselt kõik täna politseiametnikud nagu. Ma küsiksin siia vahele, et sa ütlesid, et enne me ei lase, eks ole, kiirabi reageerijaid ruumi, kui me oleme kindlad, et seal ei ole mingit lõhkekeha või kuskil tagaruas veel kedagi. Aga mõtlemaks nüüd ütleme traumakirurgina, et kuulivigastus, mis ma eeldaks, on see traumamehhanism. Ma ei ole kuulnud, mul ei ole siiamaani tulnud, et oleks raske tömptrauma, et keegi oleks lennanud 3. korruselt alla või selline trauma, mis lülisammast, eks ole, vigastab kaelalülisammast, millega mina võin evakueerides inimest sealt korterist viga talle teha. Ehk siis load and go, miks ei võiks K-komando tõsta vigastatud inimese ja lihtsalt joosta välja, milleks siis oodata veel pool tundi? Väga hea küsimus. Võib-olla lihtsalt asi on selles, et me ei magaks maha mingisuguseid näiteks massiivseid verejookse, mida on võimalik seal koha peal kohe näiteks catch-kutiga ära peatada, eks ole. Et nagu me teame, sellisel juhtudel on aeg on esmakriitiline ja tähtis, eks ole, et tegelikult see load and go ei ole ka nüüd kõige lihtsam asi, mida teha, et patsiendid ei ole alati 50 kilo kaaluvad, eks ole, ja neid ei saa lihtsalt sülle võtta ja ära viia, et tegelikult see on logistiliselt natuke keerulisem, kui see võib-olla paberil tundub. Ja korter on tihtipeale kitsas, võib-olla seal on mingi kapid risti-rästi, kõik põrandal laiali, eks ole, võib-olla mingid klaasikillud igal pool, et me ei saa päris nagu lihtsalt võtta kaenlasse ja joosta temaga alla kuhugi kiirabi auto juurde. Sellel juhul mina arvaksin, kui ma tean, et seal on 3 tükki, üks on laps, kes võis viga saada, teine on naine, eks ole, tulistaja on surnud, me oleme väljas, ootame, eks ole, tabi anda. Tahaks juba teha midagi. Maara, tooda välja. Käed sügelevad. Eks ta tuuakse nagunii välja selles mõttes, et lõppkokkuvõttes need toimingud, ma räägin, seal on osad turvataktikalised asjad, millest antud hetkel on natuke keeruline rääkida, aga see on kõigi ohutuse huvides, et meil juba tekkinud kannatanutele ei tekiks lisakannatanuid. Ja ma lisaks tegelikult siia juurde, et nii nagu ka Ott mainis, et tegelikult seda politseivarustus ja ka väljaõppe on aastatega muutunud aina paremaks, seda me oleme näinud nii õppustel, päriselus ja tegelikult neid ka mitte alahinnata, sest nad suudavad väga edukalt ära teha esmased toimingud, esmased abipäästvad asjad, neil on päris efektiivne kott kaasas, efektiivse varustusega kott ja tegelikult kas või ka minnes jällegi see, et kas võtta tal selle kannatanu kratist kinni välja sikutada. Tõesti, seal võib olla väga palju muid asju, pluss kui me teame last, aga mis on tihtipeale lastel, kui nad satuvad kuskile halba situatsiooni, nad kipuvad ennast ära peitma ja nagu me oleme siin korduvalt katsetanud, suudavad nad ennast väga edukalt ära peita. Et ka nende üles otsimine kappidelt laua alt, kapi tagant, kus iganes võib osutuda päris parajaks väljakutseks. Mulle väga meeldiks, kui tänu Peebule nüüd Tartu kiirabi saaks endale droonid, kiirreageerijad muudavad oma protokolli, et milline areng, aga kas Ott, tulles nagu selle, mida sa natukene ka mainisid, et mida me ootame, ütleme, et meil tuleb kiirreageerija, tuleb koputab meie aknale, ütleb, et nii on ohutu. Kas me eeldame seda, et me sõidame siis sinna kortermaja ukse ette ja me oleme valmis, et meile tuuakse patsient või see, et me lähme ikkagi sinna sündmuskohale, sinna ülesse 3. korrusele? Jälle väga keeruline küsimus, et see ju nii sõltub ju haigest, eks ole. Et mis seisundis ta on, et mina eelistaks minna üles. Kui politsei ütleb, et jah, võite tulla, me oleme koha peal, ma läheks üles sellepärast, et tegelikult seal tihtipeale on võib-olla politseil kellegi, ma ei tea, ohjeldamisega või käed kinni, võib-olla seal on käsi puudu. Teine asi on see, et me näeme kogu seda olustikku, pluss meil tekib ka see, et mis on ilmselgelt Peebule oluline, kuulivigastus, aga millega, kus kohas, mismoodi, kas seal on veel mingisuguseid asju, et võib-olla see esimene, nii nagu sa ise ütlesid, me tahame kõik aidata, jah,
me võtame sealt kinni, näeme seda ühte kohta, aga võib-olla magame maha midagi. Et mida rohkem on meil ka selle sündmuskoha kohta infot, sellest oleks ka juba abi. Aga siis ongi niimoodi, et kiirreageerija ütleb, meil on ohutu üles minna, me lähme sinna 3. korrusele, me lähme korterisse, me näeme, et seal on juba esmane triaaž on juba tehtud, tulistajale on pandud siis must silt kinni, tal on eluga sobimatud vigastused ja elukaaslane on selle juures, ta on siis triažeeritud punasesse kategooriasse ja lapse kohta infot ei ole. Nii et hetkeseisuga meil ei ole, ütleme, et meil on üks patsient. Peep, nüüd me oleme lõpuks seal korteris, meil on patsient. Kuidas sa lähened või mis sa kohe teada tahaksid? On meil midagi, mis sa nagu esmaselt kohe selle patsiendiga teeksid? Tal on läbiv trauma, seega ta peab saama nii kiiresti kui võimalik teele ja õigesse suunda traumahaigla poole, kus on võimekus, eelistatult. Nüüd, kui ta on tühi, eks ole, siis ma tahaksin loomulikult teda täita. Kõige parem kuldne standard on ju vereprodukt, ehk siis ERS, aga seda meil ei ole, nagu ma aru saan. Ei ole. Jah. Nii et siis ma natukene nagu mõtleksin, et esimene asi, mis ma teen, ma kõnetan teda. Ja kui ta vastab kõnele sellel hetkel, selle 1 sekundiga ma tean, et tal on hingamistee vaba, tal on õhk liigub häälepaelte vahelt läbi, ta suudab midagi verbaliseerida, ta aju on verevarustatud, kui ta ütleb, et jah, mu nimi on Mari, kui ma küsin seda, ja 4. sensoorium on intaktne hetkel veel. Ehk siis ma saan ABCD info koheselt tema käest selle 1 lausuga. Kui ta seda ei ütle, siis on värv, eks ole, peaasend. Mina ei pelgaks tema kaelalülisammast sirutada, sest et A on esimene prioriteet, lülisammas ja selle aju tuleb D juures ja tegelikult ütleme üks kuulilask ei võta ära 2-3 lülisamba stabiilsussambast väga harva. Lask ütleme, et kui keegi peatab auto su kõrval, sina istud teises autos ja tulistab sulle niimoodi kaela. Ilmselge, et see võib juhtuda. Aga üldiselt niisugune üksik kuul ei võta lülisamba stabiilsust ära. Ehk siis ma ei ole selle peale nagu paanikas hirmus. Küll see oli toas lask, eks ole, distants võis olla lühike, see võimalus on, aga see ei ole minu A-prioriteet. Minu A-prioriteet on hingamistee ja perfusioon. Ja seega, kui ta räägib välja liikuma ja kui keegi ütleb, et ma olen palju kiiremini ja palju mugavamini saan ma sisse, eks ole, intravenoosse ligipääsu, kui inimene on ruumis, loomulikult, kui ta on ruumis, aga on üks uuring, mille nimi oli Zero Time IV Therapy. Sellest on 30 aastat möödas, kui see tuli ja seal randomiseeris see uurija koha peal pandud nõel ja liikuvas kiirabis pandud nõel. Ja ta väga suures enamuses nõelu sai ta sisse ka liikuvas kiirabis. Ehk siis ma kujutan ette, et te, kes te olete tublid ja usinad ja olete seda palju teinud liikuvas, see ei ole nagu lootusetu saada access ka transpordi ajal. Ma ei jääks nagu väga palju sinna venitama, sest ma tean seda, et kõige parem vedelik prehospitaalses faasis on bensiin. Vajuta pedaali ja õige haigla poole. Meil küll diisel, aga see vahel. Aga ma lisaks tegelikult Peebu ühele asjale veel juurde, kuna meil on tegelikult 3 lasu faktid, siis tegelikult mind huvitaks see, et kas meil on selle päriselt ka 3 kesta ja kas need 3 asja on seda inimest vigastanud või on näiteks 2 läinud mööda ainult 1, et võib-olla seal on erinevates kehapiirkondades hoopis vigastused, et võib-olla me magame kogemata midagi maha. Et minul hakkaks kohe esimese asjana ka see, et kui mitu auku või potentsiaalset auku meil üldse kuskil on. Jah, ja võib-olla kokkuvõttes ma teengi, mida me näeme reaalselt siis. Et kiirel ülevaatusel me siis näeme ja saame kiirreageerijatelt juba info. Me näeme kuuli sisenemishaava vasakult rindkerelt. Mingid massiivsed perejooksu ei ole. Ehk siis väike, et see on korras. Hingamisteed avatud. Ta kõneleb, mõmiseb. Mitte täiesti adekvaatne, aga ikkagi me saame mingisuguse vastuse. A on korras. Hingamissagedus 30 korda minutis. Auskultatsioonil kuuleme, et vasakul on hingamiskahin tasasem, tummisem, natukene raske aru saada, palju sigimist, sagineid. Saturatsioon on 91% ruumiõhul.
ja siis vasakul on siis rindkeres on see sisenemishaav on siis siin rinnaku kõrvalt, umbes 3.–4. roide vahelt. Ja kaelal jugulaarveen jääb nagu kahtlus, et natukene on täitunud, aga päris kindlalt ei oska öelda. Tulles C juurde, südamelöögisagedus on 110, vererõhk on 110/66, D Glasgow 13/14, veresuhkur, kohe automaatselt võetakse, on normis ja kehatemperatuur 36,2. Mis, Peep, kui sellised, ütleme, me oleme veel seal ruumis, mis vigastust peale sa mõtled, et kui tõesti me teame, et kuuli sisenemine on siin rinnaku kõrvalt, tal on, ütleme, vasakul hingamiskahin on madalam, tal on ikkagi natukene, et ta saturatsiooni ei hoia, kardiline. Ilmselge, et minu mõte on nagu, kas see on transmediastinaalne kuuli missiilitrakt. Kui see oleks transmediastinaalne, oleks tõenäosus südame ja aordi ja suurte veresoonte vigastusele kõrge. Ta ei räägiks, ta ei mõmiseks, ta oleks surnud. Ehk siis arvata võib, et ta on selekteerinud ennast natukene võib-olla õnnelikumate hulka. Küll aga on tal ju potentsiaalselt fataalne vigastus. Tal tundub olema, sa ei öelnud midagi trahhe kohta, kas trahhe on midline või on ta devieerunud? Natukene kerge nagu deviatsioon oleks paremale poole. Ei selle poole, jah. Okei, see on siis ventiil, eks ole, ventiili kahtlus tekib ja ventiil tapab ära, nagu öeldakse, ära kunagi näita oma röntgenpilte ventiil pneumotooraksis, see peaks olema ammu juba lahendatud ütleme nõelaga. Ja see oleks kindlasti, mida ma teeks. Ma hapnik kohe peale, eks ole, see ei ole koht, kus kokku hoida, hapniku maks peale ja siis läheb nõel vasakusse rindkeresse. Kuhu kohta see läheks? Asukohas me oleme muutunud lastel, kui see laps on samasuguses seisus, tema saab medioklaviculaar interkostaalruum 2. Täiskasvanud saavad sinna, kus pleuradreen läheb ja see on interkostaalruum 5, kas eesmisel või keskmisel aksillaarjoonel ja mille pärast sinna viidi ka torakotsenteesi nõela koht on ju ilmselge, et kui kehamass on natuke suurem, siis ütleme siin on suhteliselt suur rindkeresein ja need nõelad ei lähe lihtsalt sisse. Meil on küll kiirabides arsnõelad, mis on pikad ja hea valendikuga ja see ars töötab, ma arvan, enamusel ka eest. Aga need uuringud, mis nüüd ATLS-i kogu programmi ära muutsid, olid tegelikult tehtud LA County's, kus kohas meil oli laibalabor ja pissime sadu nõelu ja siis tegime rindkere lahti ja vaatasime, kui paljudel juhtudel olid nõelad rindkere õõnes, mis olid pistetud sellest piirkonnast versus siit ja siin on rindkere sein on õhem. Ehk siis see on koht, kus me täiskasvanutel paneme, sinna ma ka selle pistaksin. Kui üks ei tööta, paneksin mitu tükki. Ja mida ma ootan seda muidugi tihti ei kuule, kui me keegi oleme kuulnud, aga vaataks natukene, mida ta selle peale teeb. Eeldavasti tuleb sealt niukest natukene õhu mulle ja natuke verd, eeldavasti. Ja siis jälgid, mis ta satub, kas teeb, kas ta paraneb, kas ta trahhea tuleb keskjoonele, sest nüüd on tal, eks ole, tekkinud ju šunt, ta kops on kollabeerunud arvatavasti, aga ilma selleta saab hakkama selle transpordi aja, kui tal parem kops on okei. Need on minu mõtted sellel hetkel. Enamus brigaadi juht ei ole harjunud torkama inimesi päris sinna kohta. Kas seal on... Kui meil on ventiilpingelise pneumotooraksi kahtlus, kas seal on üldse olukorda, kus peaks kõhklema või kohe tegema selle ära, et siis ei ole nagu alternatiivi ei ole? Kui mul on mõlemal pool rindkere vigastus, eks ole, ja juhul kui ütleme, et tal on paremal pool on ka laastav rindkere vigastus ja vasak kops on veel sirustunud ja oksügeneerib ja ventileerib seda keha, siis võib olla mingisugune mõte tekiks. See on liiga kompleksne. Ma arvan pragmaatiliselt seal, kus sa näed ventiili, torka. Siin tuli ka hea küsimus, et kas kiirevõdedel võiks olla sõrmtorakostoomia teostamise pädevus? Lemmo, mis sa arvad? Tead, see on hea küsimus. Selles mõttes, et loomulikult meil võiks olla ka igasugused pädevused ja oskused ja treeningud, aga
kus me seda reaalselt ka praktiseerime, sest tegelikult me võime ju käia koolitustel, aga kui ma käin koolitusel ja ma ei saa seda mitte kordagi oma elus teha, siis 10 aasta pärast pean tegema, olgem ausad, meil tegelikult on need oskused ka vähenevad. Aga vastus, loomulikult nendel koolitustel võiks ja peaks käima, et saadagi kas või aimdust, teine asi ka julgust teha seda torget, lõiget, mida iganes. Ja võib-olla siin on ka see võib-olla väike nagu erinevus, et mis patsient on, kui meil on trauma surmapatsient, siis sõrmtorakostoomia, sa ei saa midagi enam hullemaks teha, patsient on juba surnud, bilateraalne sõrmtorakostoomia, võib-olla lahendab ära, võib-olla süda tuleb järgi. Koolitus, ütleme, laibalaboris, koolitus EMO-s on vähe siiski, ütleme, Eesti EMO-des, eks ole. Lõuna-Aafrikas oleks küll ja küll võimalus seda teha, aga laibalabor on super koht, kus kohas seda ja meil on biomeedikumis olemas laibad, nii et teinekord võib koolituse korraldada. See ei ole metafüüsika, ma ütlen seda, et panna intravenoosne kanüül hüpotensiivsel lapsel on palju keerulisem. Just. Ja kui meil paljud isegi on öelnud, et nad kardavad ka luunõela paigaldamist, ehk tegelikult seesama need koolitused viivad selle hirmu maha, et see ei ole mitte midagi, miks me neid kasutame, meil ei ole muud varianti enam. Ja midagi hullemaks reeglina me teha ei suuda. Ott. Ja, ma tahtsin siia korra veel lisada ühe sükse aspekti, et tulles tagasi korra selle meie kuulihaava juurde, et oli nagu sisenemishaav, on ju, aga siin peaks ka nagu mõtlema natukene selle padruni ballistika peale. Et üks asi on sisenemishaav, siis kas sul on ka väljumishaav, on ju. Kui ei ole, siis see on väga sketši. Et võib-olla kui mõelda nagu vigastuste peale, potentsiaalsete võimalike vigastuste peale, siis mida see padrun siin sees teinud on ju. Kas ta on kildu läinud, kas ta on rikošettinud mõne luu pealt kuskile, eks ole, teinud mingi, ütleme alguses kiirabi etapis võib-olla isegi käsitluse vahe näinud selles, et sa paned ühe chest seal'i rohkem peale. Aga jah, võib-olla haigla etapis on see rohkem oluline. Ja nüüd, mis puudutab seda, et kas meie kiirabi personal võiks nagu teha rohkem mingit protseduure, siis ma nagu siinkohal julgustan nagu kõiki meie nagu õdesid, nagu te olete üliägedad selles mõttes, et võiksite nagu selles mõttes ma elan kaasa nagu sellele teie arengule, et see oleks nagu nii cool, palun tehke nagu, kui see olukord on tõesti nagu nii halb lihtsalt, et ei ole nagu midagi, sest ma arvan, sa nõustud minuga. Sest hetkel elab, hingab, räägib, Glasgow on ka veel, ei ole meil vaja seda teha, aga kui need asjad nüüd hakkavad kriitiliselt ja kiiresti langema, siis tuleb midagi ette võtta ja olgem ausad, tuletan meelde, kus kohas me oleme. Jätkuvalt kusagil, jumal teab kus, millal meil tuleb abi ja tegelikult selle abiga kas või ka kui mul puudub endal teadmine, oskus. Võib-olla võtan telefoni, helistan Peebule, ütlen, ole hea mees, aita välja, mis ma teen. Et helistada jällegi reanimobiilile, randevuule, kellel iganes, et mul on selline olukord, situatsioon läheb aina halvemaks, minul on mõtted otsas, aita mind. Ja kui sealt tuleb kas või teine mingisugune, nagu siin täna juba korduvalt on ka öeldud, et isegi kui te olete kõik õigesti teinud, keegi lihtsalt kinnitab seda või annab veel mingi lisa uue mõtte, et aga proovi seda ka veel. See on puhtalt selle patsiendi võiduks, sest meie oleme ju terved. Ma natukene kardan, et pärast Lemmo seda teist kommentaari, nüüd see teine suureani inimene läks ka, lahkus siit videokõnest või siit meist vaatamast. Et suure Jaani, vabandust, et sa oled saanud päris palju kommentaare täna. Aga küsin kiired jah-ei küsimused. Lemmo, kas me paneme Jessiili? Meil on üks avatud saav, kas me paneme selle Jessiili peale? Mina paneks. Ott, näeltorakotsentees, meil täpselt nagu Peep ütles, meil tuli see, mida me tahame, see toimib vaagnalahas. Kas me paneme vaagnalahase? Kui meil on ikkagi, ma saan aru, hetkel ainus teadaolev vigastus on kuulihaav, me ei kahtlusta mingit ülisambatraumat, mingi rasket
kukkumist, mingi suure kineetilise energiaga, mingit lömastamist, ma ei arva, et see praegu peaks prioriteet olema. Meil oli 3 lasku, aga me teame ühte sisenemist, et õnneks see laske ei olnud väga täpne. Peep, tranexamhappe. Jaa, sellel on koht. Aga see oleks mul transpordi peal. Ma ei hakkaks seal sellega jändama. See, et ta saab... On, eks ole, ajaaken, sa pead andma selle ajaaknas, aga praegu me oleme ju 10-15 minti me oleme juba autos ja siis võib sellega tegeleda. Vaagna lahasel mingit rolli ei ole siin. Teine, kuulihaav, rindkeres, et see kommunikeeruks nüüd pleuraõõnega on ebatõenäoline, sest et see ventiil ei teki mitte kommunikatsioonist, eks ole, et ta tõmbab siit väljast atmosfäärist õhku ja tekitab pigem on see kopsuvigastus, mis siis lekib õhku rindkeresse ja iga hingetõmbega rohkem ja rohkem õhku ja siis ta hakkab tekitama ülerõhku. Ehk siis see chest seal, ta ei tee viga, aga ta võib-olla ei ole ka niimoodi nagu tõestatult super oluline. Aga ta ei tee viga. Panime peale. Kas nüüd tuleb teine küsimus? Ma teen selle küsimuse kohe ka aktiivseks. Me oleme siis hetkel seal korteris ja meil on siis info, et Reanimobiil jõuab 15 minuti pärast jõuab kohale. See kõrgem jõud. Ja nüüd on küsimus, et kas me teeme scoop and run, pakime patsiendi kokku, paneme veenikanüüli, nagu Peep pakkus välja transpordi ajal, teeme tranexamhapet ja sõidame Reanimobiilile vastu või me teeme play and stay ja oleme sündmuskohal Reanimobiili tulekuni. Lemmo, mis sa teeksid? Pannaks peale, sõidaks minema. Ott? Jah, pigem seal on tõesti nagu professor Talving ütles, et diisel aitab meid. Me ju ei tea tegelikult selle kuuli täpset trajektoori, eks ole, me ei tea neid vigastusi, mida see iga sekund seal loeb. Et selles suhtes on variant jah, panna seal veel, kui me kahtlustame veririnda, on ju, ma saan aru, hetkel me seda tõenäoliselt väga ei kahtlusta. Ma muidugi ei saanud sellest aru, et kui me panime selle nõela, et kas siis hingamiskahin läks meil paremaks? Jaa, see on väga hea point, et alati kontrolli pärast seda, kui sa teed protseduuri. Jah, läks natukene paremaks, jah. Okay. Seda me ei maininud. Et siis võib-olla ei kipuks ka mingisugust lisainvasiivset toru panema kuhugi rindkeresse, et võib-olla siis tõesti pakkida kokku. Peep? Ja oleks juba teel, eks ole, juba kihutaks sellel ajal. Aga mikrolaineahjus soojendatud kristalloid? Jaa, aga see toimus paralleelselt. Aga üks mõte, mis mul on see, et kui on, ütleme, et kael või kubeme piirkonnas, kus, eks ole, või aksilli piirkonnas, kus suured veresooned on pindmised, kui seal on auk, mis jookseb verd, siis tegelikult prehospitaalselt on väga efektiivne, kasutatakse väga palju Aafrikas, on ju põiekateeter. Üks põiekateeter, manšett täis, eks ole, klemm peale. Kui see ei lõpeta veritsemist, teine kõrvalt siis see 3. Olen näinud 5 kateetrit kaela peal ja nad tamponeerivad veritsuse päris kenasti ära. Ja see algoritm on ka haiglas, kui pärast see haige jõuab, eks ole, EMO-sse. Ja ta on sedavõrd stabiilne, et temaga saab kompuutrisse minna. See on ilusti publitseeritud British Journalis mu kolleegide poolt Kaplinnas, kes näitasid seda, et see on algoritmis on see integreeritud roll sellel asjal. Haige tuleb kohale, tal on, eks ole, põiekateetri ilusti manšett püsti, sa pead alati klemmi peale panema või tegema sõlme, sest muidu ta jookseb lihtsalt läbi selle põiekateetri tühjaks. Aga ja siis läheb kompuuterangiograafiasse, kui kompuuterangio näitab, et tal on arterivigastus, läheb ta kas sopituppa või angiograafiasse, kui ei ole arteriaalset vigastust ja tundub olema, et veeni lähedal või venoosne suur hematoom, jääb see põiekateeter sinna, jääb 3 päevaks sinna. Ja mõni isegi saadetakse koju, et tule tagasi polikasse 5 päeva pärast, siis tõmbame välja. Ja see on küll ressursi küsimus, eks ole, aga neil on roll, ehk siis ma tõesti ütlen, et see töötab kui kubemes. Ei ole sul oskust, ei ole võimekust ja sa ei saa nagu hoida seda kompressiooni. Mõtle põiekateetrite peale, hoia neid paar tükki kiirabis.
aga tulles, kui sa juba põiekateetri teema tõstatasid, siis ma pean küsima veel põiekateetri mittestandardseid kasutamisi. Kas näiteks, kui on avatud südamevigastus, teed torakotoomia, sul on haav, kas sinna sisse panna põiekateeter täiteballoon? Kas sellel on mingit... Mitte mu esimene mõte, number 1, mille pärast? Sellepärast, et südamelihas on jube delikaatne. Ehk siis sa võid selle suure, sa oled selle manšeti täis lükanud. Number 1, sa võid selle tõmmata läbi ja sa tekitad endale kraatri. Enam ei ole see noahoop üks pisike, eks ole ju noahaav, aga nüüd on äketsi suur tee või nihuke, ütleme, tähekujuline auk, siis on asi juba minemas vales suunas. Teine, sa paned, eks ole ju, ütleme, 10 milliliitrise manšeti ühte südamekambrisse, mis ta voolu ju katkestab. Südames ei ole mõeldud, et sul on seal suur mahtu võttev balloon, mis takistab voolu. Ehk siis mitte mu esimene, pigem 1 sõrm, 2 sõrme ja hoiavad need peal. Ma võiksin sõita selle kiirabi autoga õigesse haiglasse hoides sõrme peal, aga ma ei paneks seda ballooni. Jah, sellist pädevust vist või kogemust kellelgi ei ole. Kiirabist tõenäoliselt. Ma küsiks siia vahele võib-olla sellise küsimuse, et ütleme siis niimoodi, et mõned aastad tagasi oli üks ettekanne sellest Reboast, eks ole. Et kes ei tea, siis tegemist on Reia arterist sisse viidava sellise ka ballooniga, millega on siis võimalik blokeerida siis verevool alakehasse, eks ole. Praegu antud juhul meil on küll rindkeres kuulihaav. Aga ütleme, et kui meil on näiteks selline abdominaalne vigastus, ei tea täpselt, kus ta veritseb, oledki seal kuskil ma ei tea, Võrumaa metsade vahel, lähim haigla on, ütleme niimoodi, 45 minuti kaugusel, haige on ülimalt ahjukardiline, hüpotensiivne, läheb minema juba. Et kas see on üks süüke oskus, mis meil võiks kunagi tulevikus olla, mis sellisel juhul vääriks proovimist? Mina arvan seda, et sul peab olema lõpppeakoolitus nagu endovaskulaarse punktsiooni juhtedraadi viimine, siis šokis inimene, eks ole, ütleme, kui kannatanu on see 20-aastane naine ja ta vererõhk on 110, ta hoiab veel arteri valendikku ja ehk seda arter võib veel olla mingi suurusega, aga kui ta rõhk on 80, tema, ütleme, niisugusest 3 sentimeetrisest arteri valendikust on saanud 1 sentimeetri ja seda punkteerida seal võtab aega, eks ole ju, kui üldse õnnestud. Ja nii et minu jaoks, ütleme, see Reboa ei ole nagu hõbekuul, ta tuli nagu hõbekuul. Tegelikult oli ta Korea sõjas juba ju publitseeritud Hughesi poolt 53. aastal ajakirjas Surgery oli publitseeritud 2 Koreas viga saanud Ameerika sõdurit, kellele ta pani siis, eks ole, selle ballooni, mille ta siis aordis on ju manšeti täitis, mis siis nagu oleks seesmine ristklemm aordile peale. Geniaalne tundus, eks ole. Tal ei olnud ka elulemuse paranemist, nendel 2 ei saagi võib-olla oodata, eks ole, et sa näitad seal statistilist erinevust. Aga see oli nagu, aga viimasel ajal hästi palju on ju Ameerikas tehtud igasuguseid koolitusi ja ma olen oponeerinud ka miitingutel poolt ja vastu ja minu nägemus on ja seda näitab ka kirjandus, et ta ei ole hõbekuul. Tekitab probleeme, ligipääsuprobleeme, amputatsioone oli rohkem neil haigetel, kes said Reboa katse. Ma olen ise näinud Karolinskas ühte tüdrukut, kes jäi bussi alla, kukkus libedas linnabussi alla 2 jämedat ratast üle vaagna ja tema sai ja pärast amputeerisime ta parema jala, sest tal oli pikka aega oli ja siis ei olnud enam veel neid superhäid primetime, nagu praegu on need kallid mitme 1000 eurosed Reboad. Kokku võttes ma ütleksin, et Reboale selektiivne kasutus, mulle kui traumakirurgile, ütleme, kui ma olen opitoas ja ma näen üleval mao taga
nihukest, tead sa, pulseerivat asja, eks ole, kus mul on alternatiiv on panna rindkeres klemm aordile peale või sukelduda sinna. Lõpp-pea oleks, kui Reboa läheks ülesse ja annab mulle mini-invasiivse klemmi aordile. Nii et selektiivselt ma arvan seal võsas, perifeerias, ilma nagu ütleme supertreeninguta. Läheb keeruliseks. Keeruline. Jah. Me nüüd vestlesime nii pikalt, et selle aja peale oleks muidugi Reanimobiil kohale jõudnud tõenäoliselt, aga tegelikult publik suure enamusega otsustas, et teeme scoop and run'i. Ja ma arvan, et me juba oleme haigla poole teel, juba oleme sõitnud. Tulles võib-olla korraks selle Reboa juurde, siis ma ütleme, olles nagu selle võib-olla poolt argument, ma usun, et tänapäevase demo ja anestesioloogid endovaskulaarse punktsiooni kogemus tänu ultrahelile ja võib-olla ultrahelli mobiilsusele on läinud väga-väga heaks. Aga seal kindlasti on nagu niuke diskussiooni koht ja see on nagu põnev teema. Aga me peame kahjuks edasi liikuma ja sõidame siis... Oota, ma küsin vahepeal, et Reanimobiil on meil appi tulemas. Jah, me sõidame vastu neile. Ega me haiget ümber ei tõsta ju. No see on küsimus. Kas me tõstame? Mina ei tõstaks, ma tõstaks pigem brigaadi ümber. Tõstame brigaadijuhi kõrgema jõu meie autosse. Just. Ja kui keegi jääb sealt üle ja ei mahu, siis sealt minema. Et me ei hakkaks ka selle peale tee peale aega raiskama sellega, et olenevalt, ma ei tea, mis see täna ilm oli siin, paar kraadi miinust maanteel ümber tõsta, mõttetu aja kulub. Inimese ümber tõstmine ja mõne kohvri või mõne biotäie ravimitega ümber tõstmine palju kiirem. Kes meist brigaadist siis autost välja läheb? Valikute küsimus. Ainukene kirurg. Minust on kõige vähem abis. Et lihtsalt teise auto peale. Jaa, kiirema auto peale, ma ootan haiglat. See on valmis kõik. Saad juba riided selga panna. Täpselt. Tavaliselt muidugi Peep Reanimobiil on aeglasem, kuna see on suurem auto, siis et see võib-olla tahad ikkagi meie auto peale olla. Ma jään. Et tõmbame kõik õhud sisse ja oleme rohkem koos. Jah. Ja me jõuame siis EMO-sse. Ja EMO-sse jõudes on patsient neuroloogiline staatus on halvenenud. Glasgow, mis oli enne, oli 12, 13, 14, on nüüd 9. Tehakse kiiresti EFA-st, kus kahtlus on siis ulatuslikule hemotooraksile. Seesama vasak pool, kus meil on nõeltoorakotsünteesi tegime. Kõhus vabavedelikku ei ole ja perikardi effusiooni ka ei ole, ehk siis tamponaadi kahtlust ei jää. Peep, mis me edasi teeme? Ja päris 100% ei usalda, et tal ei ole südamevigastust. Selle jutu peale on üks, ütleme, aga see on suhteliselt harva, et kuulihaav südamesse üldse elab üle. Ehk siis ta on juba, nagu ma ei usu seda. Noahoop südamesse veel need mõned teadsa, kes peaksid preestriks saama pärast seda õnnetust, aga kuulihaav üldiselt universaalselt fataalne. Ehk siis ma arvan, et tal ei ole südamevigastust, aga mingi tangentsiaalne väike vigastus võib olla. Nii et ütleme, et südame pärast ma väga ei pelga küll, aga ma tahaksin teada, mis on missiilitrakt. Sellepärast me paneme, eks ole, kui me teeme esimese röntgenpilli. Fast on võimalik teha, ma näen, et perikardis ei ole vedelikku, super hea, vasakus rindkeres on vedelikku. Mul võib tekkida, loomulikult arvatavasti on see kopsuvigastus. Ehk siis pleuradreen läheb, mul läheb üks elektrood läheb selle augu peale ja ma otsin kiiresti pööran haiget, kui me teeme esmast läbivaatust, kus on teine auk. Kui teist auku ei ole, peab olema kuul pardel. Ja kui on 2 auku, eks ole, siis on arvatavasti läbi ja läbi. Eeldusel, et see ei ole 2 kuuli. 2 auku ja 2 kuuli pardal. Ehk siis kõiki neid, ütleme, missiili trakte on vaja absoluutselt kõiki jälgida, sest et kui sa tead trakti, see sisuliselt annab sulle vigastuste identifikatsiooni, mis on tee peal, mis veresooned ja nii edasi. Kui ma näen ühte auku siin ja ma näen teist auku siin, siis ma tean, üldiselt liigub ju kuul, eks ole, otse, aga ta võib teha 100 nippi, ta võib põrgata ja nii edasi. Üldiselt läheb ta enam-vähem otse, siis ma tean, et tal on kopsuvärat on võimalik ja kops, eks ole, aga muud nagu suurt asja teel ei ole. Kui tal oleks teine auk, oleks siin pool, siis on võimalik ju transmediastinaalne, kus elavad väga olulised organid.
ehk siis need on mu mõtted, ma üritan loomulikult, kui ta hingamistee vajab toetust, mis ma arvan, et nüüd võib-olla et vajab, saab intubeeritud, satukas külge, korralikud veeniteed ja mina tahan saada fasti pluss röntgenpilti, siis ma saan enam-vähem missiilitrakti teada. Ja siis ma vaatan korraks, mis ta teeb, kas ta on vastaja, kui meil läheb täisveri. MTP, eks ole, ütleme Tartus, meil on PERHis ka täisverd olemas, esimene doos, teine doos läheb ära, ma vaatan, mis värve ta näitab. Kes ta on? Kas ta on responder, rõhk tõusis, paraneb, või ta korraks tõusis rõhk ja hakkab jälle alla tulema, see on partial responder, ehk siis vahepeal nagu vastab, ehk siis ta jätkab veritsemist, või ta absoluutselt ei vasta. See natukene nagu sätib, mida me nüüd edasi teeme, kas me hakkame mingisugust piltdiagnostikat tegema või me kihutame üles lõikustuppa. Nii, ja siis tulles selle plaani juurde, Peep, sa paned pleurodreeni vasakule poole. Vasakust pleurodreenist tuleb kohe 600-700 millilitrit helepunast verd. Ta on intubeeritud narkoosis, aga ta on tahükardiline, südamesagedus on 130 ja ta on hüpotensiivne, süstoolne 80, diastoolne 66. Ja nüüd tuleb kolmas küsimus teile. Ma kohe teen selle lahti. Nii, võtke jälle siis slaido välja. Ja kolmas küsimus ongi siis see. Pleurodreenist 600-700 millilitrit helepunast verd, tahükardiline, hüpotensiivne, intubeeritud. Mis me teeme? Esimene variant, lähme patsiendiga kompuutrisse. Viime patsiendi intensiivravi osakonda stabiliseerimiseks, on teine variant. Kolmas on, lähme operatsioonisaali. Ja neljas variant on, teeme EMO REM-saalis torakotoomia. Tundub, et kompuutrisse keegi ei taha minna keegi kompuutrisse, vabandust. Ma just tahtsin öelda, et keegi ei taha kompuutrisse minna, aga... Diagnoosima peab ju. Jah, võib-olla on üks radioloog on meil ikkagi publikus. Aga intensiivi ei taha keegi viia. Mis on väga tore muidugi. Siin täna ju räägiti sellest, et intensiivis nad võõrutavad pigem deliriumitest ja kõigest muust. Praegu oleks vaja enne terveks teha. Jah. Nii, see on nüüd tasavägisem. Praegu on niimoodi, et 4% läheks kompuutrisse. Intensiivi keegi ei lähe. Hans tegi siis hea ettekande. Midagi ei meelde. Ja operatsioonisaali 63% ja teeme EMO REM-saalis torakotoomia on 33%. Nii, vaatame, praegu on 57 vastajat. Kas keegi on veel vastamata? Kas tulevad veel kõik vastused ilust ära? Nii. Ja tundub, et praegu paneme siis lukku, kuna meil kell jookseb ka peale. Lähme operatsioonisaali 64%. Nii et me võtame siis selle tee. Anestesioloog on juba teavitatud. Me alustasime massiivse transfusiooni protokolliga juba EMO-s. Veretooted lähevad siis opisaali edasi, anname selle info edasi ja liigume patsiendiga opitoa suunas ning jõuame patsiendiga lifti, kus ta annab südameseiskuse. Kes keegi tahab kompressioone tegema hakata? Kas me liftiga sõidame juba ka? Me liftiga sõidame, jah. Me oleme juba... Hakkame tegema südamemassaaži ja liigume siis edasi opitoa suunas. Peep, mis mõtted sul seal liftis tekivad? Võib öelda, et me võib-olla oleme teinud kalkulatsiooni vea kuskil, eks ole, et me hakkasime minema. Kui pikk on teekond operatsioonini Eestimaa optimaalses traumakeskuses? Kindlasti on 15 minutit lõikini. Kindla peale, kui mitte rohkem. Enne kui sa pakid, jõuad kõik inimesed lifti sisse, ülesse, sealt edasi. Opitoas keegi hüüab kedagi, eks ole. See võtab aega. Ja see on sinu nüüd pragmaatiline otsus. Sa vaatad talle otsa seal EMO-s ja küsid, et kas ma teen seda siin või seal. Ja see sõltub natuke, kui temal tuli 600 välja, eks ole, 600 millilitrit verd välja. ATLS ütleb 1500 paugust ja siis jätkab, eks ole, veritsemist. Ja see 600 on poole vähem
aga kui ta on hüpotensiivne, šokis, jumala eest, absoluutselt. Mitu uuringut on, mis ütlevad tegelikult, et see 1500 on oodata liiga palju ja eriti haigel, kes on šokis. Ehk siis unustage see 1500 ära, kui haige on šokis. Nüüd, kas me andsime talle autotransfusiooni, see veri, mis tuli? Kas talle see meeldis? Me andsime, see on võib-olla asi ka, mida võib-olla lahti seletada, et mis asi see on, et siis kõik teavad, et võib-olla kõik ei ole sellega kursis. Ja, et meil on süsteemid olemas erinevatel maadel, erinevad. PERHis on redax-süsteem, eks ole, ehk siis see veri, mis tuleb rindkerest välja, kui sa pleuradreeni paned, kogutakse, jookseb siis pleurasüsteemi ja seal on võimalik ta välja tuua ühte teise nõusse ja selle anda siis veri, oma veri tagasi. Soe veri, täisveri, enda veri. See on tõesti hõbekuul. See on väga hea elustamisvedelik. Nii et igale ühele nii palju kui võimalik on. Isegi siis, kui see veri võib olla kontamineeritud. Lahe uuring oli Lõuna-Aafrikast, kus oli kuulihaavad kõhtu ja nad randomiseerisid patsiente verepanga produktid versus Cell-Saverist läbi lastud kõhukoopast võetud veri, kus oli paljudel oli jämesoole vigastus. Ja tüsistuste vahet intrahospitaalsel ajal ei olnud. Ei olnud septilisi tüsistusi rohkem neil, kes said, ütleme, natuke ka jämesoole floorat, eks ole, intravenoosselt tagasi. Ehk siis Cell-Saver tundus olema efektiivne, oma veri super hea. Seda ma oleks teinud ja kui ta siis, eks ole, hakkab nagu stabiliseerima, ma valiksin lõikuskohaks opidoa, sest et emolõikus on traumaatiline lõikus. Meil ei ole valgust, meil on vähe instrumente, on rapsimine. Ehk siis, kui ma ise tahaksin, kui ma võiksin küsida, opereerige mind opidoas, kui ma sinna elan. Kui mu rõhk on 60, ma annan veel ühe poti verd, ikka 60, ma ei saa kuhugi minna. Seda sureb tee peal ära ja nii oligi, liftis sai seiskuse. Ja, aga nüüd me läheme edasi, nüüd me oleme liftis, kiiresti jookseme siis operatsioonisaali. Mis edasine käsitlus on? Kohene, hüüa ette, et elustav torakotoomia, see on anterolateraalne, vasakpoolne elustav torakotoomia. Tal on hingamistee rajatud, tal on veenitee rajatud, MTP või vereproduktid lähevad juba, eks ole, ja lõige tuleb vasak anterolateraalne torakotoomia. Ja veri välja, eks ole, nii palju kui võimalik, ja otsid siis seda vigastuse kohta. Kui sa näed, et see on kops, kus kohas kuulitrakt läheb läbi kopsu värati, klemm peale. Ja siis on, kui ta tundub olema tühi, siis on võimalik, eks ole, sa avad perikardikoti ja hakkad elustama ja aordi klemm peale. Need oleksid need asjad, mis mina teeksin. Kas sa tahad ka paremale poole pleuradreeni? Pleuradreen tavaliselt pannakse ka paremale nüüd sellel haigel. Ütleme, kui haige tuleb, kes hakkab ära surema EMOs ja sa teed elustavat torakotoomiat, alati paralleelselt, kui mina teen torakotoomiat, paremale poole pannakse, nagu öeldakse, džungli trumm, eks ole, et kas paremal ka midagi toimub? Kas toimub? Kui mina ei leia surmapõhjust vasakul rindkeres, ma tahan kohe vaatan üle, kas sealt tuleb midagi ja kui parem poolt treenist tuleb verd, siis ma lähen kohe üle sternumi ja tuleb, eks ole, ju merekarbi torakotoomia. Väga hästi ja aeg on meil nii kiiresti liikunud, et me peamegi kahjuks sellel hetkel lõpetama. Et torakotoomia tehti, verejooksu koht leiti, klemm peale ja Peep, hea töö. Järgmine patsient päästetud. Läks käima? Jah, läks käima. Super. Muidugi. Super. Nii lihtne ongi. Pole mingit probleemi. Ja, aga see ei ole mina, see on teie ju tead, see kõik, see on meeskonnatöö. Mis on nüüd? Siin on tulnud ka väga hea küsimus vahepeal publikult. Küsimus on siis, et kuhu laps jäi? Et ainukene kiirabi sõidab minema, ootamata teist brigaadi ja et kas me peaksime ka last otsima jääma? Politsei on kohal ju. Et las politsei otsib? Me sõidame minema. Teine asi on see, kas see laps üldse oli seal. Jah. Praegu tuli siis nagu kiirreageerijatelt info, et last ei olnud.
aga ta viis muidugi ka minema joosta. Võib-olla läks naabrite juurde. Isa hakkas laskma, jooksis minema. Ei ole välistatud. Ja siis tuli üks küsimus veel, et kas te haiglas panete kuulihaavade ja kuuli teekonna paremaks visualiseerimiseks piltdiagnostikas haavade juurde ka mingi metallist asja, näiteks kirjaklambri? Ma ütlesin enne elektroodil, südame elektroodil, mis sa paned teibiga külge, seal on ju metall peal. Super hea. Üks siia, teine sinna, kus on teine auk. Nii palju kui on auke, paned sa igale poole metalli elektroodi peale ja su röntgenpildil hakkavad või kompuutris hakkavad sul traktid tulema, eks ole. Muidu sa näed ju ka kompuutris päris kenasti rindkeres, sa võid rahulikult jälgida kuulimissiili trakti. Aga kui sul on metall peal, see tekib nagu täisloogika. Alati. Väga hästi. Kui kellegil praegu siin rohkem küsimusi ei tule, siis hea töö. Ja suur aitäh tulemast. Ja aitäh, et kuulasite tänast podcasti nii kõik, kes siin kohapeal on, kes veebiteel, kes kuulavad 2 kuu pärast, nii video või siis audiokujul, et ma arvan, et see on nii lai teema, mida 1,5 tunni siis ära mahutada on pea võimatu. Meil oli teemasid, mida me arutasime selleks podcastiks ette valmistades, mida me täna kahjuks ei jõudnud käsitleda. Aga see on nii suur ja lai teema, aga ma arvan, et põhiasjad said kaetud. Ma arvan, et alguses tuli väga hästi sõnum ohutus, mida te kõik vastasite täpselt samamoodi. Varjusime, ootasime kiirreageerijaid. Ja teine võib olla koostöö, kiirreageerijate, kiirabi, pääste, politsei, välijuhid, nii kiirabi, politsei, välijuhid. Et see meeskond ja see abi, samamoodi reanimobiili käest abi küsida. Ja kolmas punkt on võib-olla, et loodetavasti Peep on valves. Nihuke meeskond on valves, et mind ei pea valves olema. Mul on 10 meeskond, kes kõik on võimelised seda ravi andma. Kõik on Peebu poolt välja koolitatud, nii et saab tuua ja... Ma tahtsin sulle tegelikult veel lisada seda, et kui sa ütled, et see teema on lai, et tegelikult meil oli Otiga hästi palju häid ideid, mida sa ei lubanud meil kasutada siin, nii et... Lemmo niimoodi siis siia lõppu. Ma just proovisin jätta nagu positiivset muljet, tänan teid ja... Ei, küsimuse mõte oli tegelikult see või mitte selle väikese sõbraliku torke mõte, et seda asja peaks minema veel laiemaks ja pikemaks. Ühel hetkel, et sellele tuleb sulle uus järg. Et sa tahad ennast kutsuda teise ossa juba? Vaikselt. Ei, ma ei tahtnud ennast kutsuda, sa kutsud kedagi teist. See enam ei taha tulla pärast seda kogemust. Ei, me võime tulla, aga keegi veel parem. Jaa. See ei ole võimalik. Juhtimine. Siin on palju selliseid asju veel tegelikult, mida, aga alguseks on see super. Ja eks me teeme kindlasti ka konspekt antud teemal, nii et me saame seal olla ka natukene laiemad ja võib-olla siis kirjutada ka teemadest, mida me siis seekord ei jõudnud kajastada, näiteks. Absoluutselt. Ja tõesti, et meil on olnud suur au ja rõõm jagada seda erilist päeva. Need ettekanded olid väga head ja suur aitäh kõikidele esinejatele. Ma ei oleks kuidagigi suutnud ette kujutada paremat ja põnevat päeva, nii et teeme ühe suure aplausi veel kõikidele esinejatele, kes täna siin olid. Ja kuna see oli nii tore kogemus, alustades sellest, et seda konverentsi ette valmistada, siin päeval olla, siis ma arvan, et ekraanidele tuleb graafika ka ja mul on suur rõõm teavitada, et me tuleme tagasi. Ei pääse meist, ehk siis aasta aja pärast, hästi ilusal kuupäeval 06.02.2026 on meil plaanis uus Delta konverents, mille piletid me juba panime suure entusiasmiga müüki. Arvestades, et me nüüd seekord olime natukene, võib-olla jäi see korraldamine niisugusele viimasele minutile, siis seekord me mõtlesime, et me oleme proaktiivsed ja panime juba varakult müüki. Ja kõik, kes konverentsil on osalenud nii veebis kui koha peal, et kui te panete sooduskoodi Gutenberg, siis saate 50 € odavamalt. Et kasutage seda võimalust ära
ja mul on suur rõõm juba teavitada, et meie järgmise aasta peaesineja on professor David Carr, kes tuleb Eestisse Torontost. Ta on Toronto erakorralise meditsiini professor, erakorralise meditsiini lavadel tuntud nägu ja osales ka oli ka veebi teel meie jõulueri podcastis ja seal osas. Nii et tema on peaesineja, ülejäänud nimed selguvad juba jooksvalt. Nii et kui te sellel ilusal kuupäeval 06.02.2026 ei abiellu juhuslikult, siis olete väga oodatud. Ja kui te abiellute, olete ikka väga oodatud. Et kindlasti tulge.